kui keegi kuuleb. No nii. Tere tulemast siis järjekordsesse Rahvusarhiivi uurijatundi. Minu nimi on Albert ja tutvustan teile meie uut keskkonda, tekstisisese otsingu keskkonda, kus me oleme kasutanud sellist tarkvara nimega Transcribus. Ja tegemist on murrangulise arenguga jälle tehnoloogias, et nagu me teame, igal pool meie ühiskonnas on tehisintellekt murdnud oma tee erinevatesse valdkondadesse ja on ka rõõm öelda, et ajalugu ei ole sellest arengust kõrvale jäänud. Ja räägingi siis sellest suurest tunnist, kuidas me oleme tegelenud käsitsi kirjutatud teksti tuvastamisega. Iseenesest teksti tuvastus on juba vana tehnoloogia. Umbes 10 aastat tagasi Rahvusraamatukogu tuli välja oma lahendusega, kus vanu ajalehti lasti läbi sellise tehnoloogiaga nagu OCR, optilise tähetuvastuse. Ja see oli murranguline viis, kuidas kogu see ajalugu, mis meil on vanades ajalehtedes ja üldsegi trükitud tekstides, kuidas ta on meile saanud kätte palju paremini, kuna me ei pea enam läbi lappama ajalehti, vaid me saame lihtsalt teha efektiivseid sõnaotsinguid. Aga see tehnoloogia, OCR, see on selline natuke loll tehnoloogia selles mõttes, et seal ei ole tehisintellekti taga, vaid OCR-is on olemas teatud tähed, mida arvuti on õppinud ja kui ta näeb selle teatud tähe, siis ta selle tuvastab ja tulemus on üsna hea enamasti, kui on trükitud tekst hästi säilinud. Aga trükitud tekstide puhul iga täht on reeglina üsna samasugune, nad ei erine väga palju, aga käsikirjalise teksti puhul, nagu me teame, üks täht nagu A võib saada endale sadu erinevaid versioone, mis teeb OCR-i kasutamise käsikirjalise teksti puhul kasutuks. See ei tooda häid tulemusi. Ja vaikselt kaartide taga ongi viimase 10 aasta jooksul arendatud uusi tehnoloogiaid just käsikirjalise tekstituvastuse vallas. Ja üks esimesi suuri algatusi selles valdkonnas ongi siis sellisest platvormist nagu Transcribus, kus siis 10 aastat tagasi algatasid Innsbrucki ülikooli inimesed koos Euroopa Liidu toetustega arendama käsikirjalist tekstituvastust. Ja näitamaks, siin on Transcribuse kodulehekülg, ja näitamaks selle Transcribuse jõudu, siis siin on olemas selline lehekülg nagu transcribus.ai, kus saab siis üksiklehekülje abil näidata, et milline võiks olla selline käsikirjalise teksti tuvastamine, kuidas ta praktikas võib välja näha. Ja selle jaoks ma olen Saagast otsinud ühe dokumendi, siit lihtsalt suvaliselt klõpsisin Saaga linnad, Kuressaare magistraat, Rae kolleegium, asjaajamine, privileegid ja tuli mingisugune Taani kuninga Kristjan 4. privileeg. Laeme selle dokumendi alla endale failidesse ja siis tegemist oli mis keelega, ikka ehk siis saksa keel.
Valime siit saksa keele, tegemist on käsikirjalise, saab ka proovida prinditud tekstiga. Ja siis paneme siit faili sisse, vaatame, millise tulemuse Transcribus siis selle ühe dokumendi, ühe lehekülje kallal teeb. Ja siin on animatsioon, mis on väga maagiline, aga tegemist on ikkagi lihtsalt kalkuleerimisega, mis siin taustal käib. Ja tegemist on vana tekstiga, mis see siin on. 1596 võtab oma aja loomulikult. Varasem tekst on, nagu igaüks, kes on varasemaid dokumente uurinud, siis on keerulisem lugeda, isegi arvutile. Ja no nii, ja siin tulebki siis see tulemus. Eks siis siin näeme, et zoom natuke sisse, võtame lihtsalt mingi suvalise rea, vaatab. Ja tulemus on isegi üsna hästi. Ja siin tasub nüüd rõhutada, et arvuti, mis siin taga on, ei ole kunagi varem seda dokumenti näinud. See on esimene kord, kus see dokument ja see arvuti kohtuvad. Ja tulemus ongi selline, kus on selgesti näha, et enamus, see on täiesti, mõned üksikud tähevead on olemas, aga üldiselt on arvuti tuvastamisega saanud väga hästi hakkama. Ja nüüd, kui muidu seda teksti ei oska lugeda, siis nüüd selle abil, Transcribuse abil on selle vanema teksti lugemine jälle palju lihtsam. Ja saabki ise ka nupputada need puuduvad tähed või valesti läinud tähed. Ja Transcribus nii siin Transcribus, eks siis kui arhiiv alustas Transcribusega 5 aastat tagasi, oli tegemist veel sellise natuke põrandaaluse tehnoloogiaga, natuke sellise asjaga, mis ei olnud tuntud, aga nüüd siin nagu näha, on Transcribus just eriti viimase 2 aastaga läinud mainstreami, ehk siis siin on kasutajaid juba üle 80 000 ja 30 miljoni üle on ka neid lehekülgi siin siis üles laetud. Ja Transcribuses hetkel saabki kasutada siis Transcribus Lite'i brauseris. Täiesti tasuta on need programmid ja need brauseri vara ja Transcribus Lite ja siis on Transcribus Expert, mis on siis tarkvara, mis saab arvutisse sisse alla laadida. Ja Transcribus Expert on siis hetkel selline keskkond, kus saab rohkem asju teha ja siis brauseris Transcribus Lite on veel hetkel natuke selline mitte nii detailsete võimalustega, suuremate võimalustega kui see eksperti klient. Ja näitena, kuidas see käsitsi kirjutatud teksti tuvastamine siis praktikas töötab. See ei ole lihtsalt niimoodi, et me söödame mingisuguse dokumendi arvutile, siis arvuti teeb mingisugust ilusat animatsiooni ja siis on tulemus olemas, vaid see ikkagi tegemist on mitmesammulise protsessiga, mille tulemusena on siis see arvuti poolt tuvastatud tekst. Ja siin näitena toon näiteks meile ühe allikaliigi, mis meil Transcribuses seal teksti otsingu siis keskkonnas on olemas, ehk siis rootsiaegsed subliigid. Ja kuidas see teksti tuvastamine siis näitel lühidalt käib, ongi niimoodi, et võtame lihtsalt suvalise lehekülje lahti
suvalise lehekülje lahti, kus meil on teksti. Ja algselt on vaja arvutile näidata, ka arvuti ise teeb seda, et kus on teksti positsioon, et kus on tekstiala. Siin me näeme, et siin on rohelisega siis märgitud tekstiala, kus on meid huvitav tekst. Ja siis pärast seda on vaja arvutile ette sööta see, et kus on siis olemas tekst, mida on vaja tuvastada, siis tekstiread. Ja siin me näeme, et on ilusasti tuvastatud. Ja just neid asju ei pea käsitsi tegema, eriti sellistel allikate puhul nagu subpliigid, kus tekst jookseb ilusasti vasakult ülevalt poolt kuni ilusasti alla paremale poole, siis arvuti saab sellega hästi hakkama. Ja siis, kui see struktuurituvastus on tehtud, segmenteerimine, siis on võimalik lasta arvutil teha see tekstituvastus, mille järel alles me saame siis selle lõpliku tulemuse, või mitte lõpliku, vaid algse tulemuse, mis arvuti on teinud. Ja siin me näemegi, et on hakanud, on võtnud ka neid numbreid, mis siin on, lehekülje numbreid, mis siin lehekülgedel on, aga siis hakkab see juba tekst siin edasi rullima. Ja tulemus on tõesti väga hea. Ja Transcribus, seda on tõesti, tegemist on tasuta rakendusega iseenesest, et rakendus saab kasutada ja allalaadida tasuta, ja sellega saab katsetada tasuta. Ja kui inimene teeb konto sinna Transcribuse platvormi, siis saab ka tasuta krediite, millega saab veel edasi mängida. Ja need krediidid on nüüd see valuuta siin tarkvara sees, millega saab siis, mis on siis see valuuta, millega saab seda teksti tuvastada. Ja nagu öeldud, iga kasutaja saab algul 500 krediiti tasuta, sellest piisab väga hästi esimeseks katsetuseks, aga siis muutub juba asi tasuliseks. Et muidu on tõesti kõik on tasuta, kõik struktuuri tuvastamine, dokumentide allalaadimine ja nii edasi, aga just see teksti tuvastus on siis, kus peab pärast 500 lehekülge hakkama maksma. Ja siin on ka olemas ka tudengitele ja õpetajatele, õppejõududele olemas omad programmid, kus siis saab stipendiumi, kus Transcribus toetab selle tehnoloogia kasutajaid just ülikoolides ja koolides, et siis taotledes nendele stipendiumile, siis saab ka tasuta krediite oma projektide jaoks. Aga vaatame nüüd siis meie seda keskkonda, mis on siis ra.ee/Transcribus. Ja vaatame siis, mis allikad meil siin seal keskkonnas on. Kõige väiksem allikaliik on meil Tartu linnavolikogu protokolli. Ehk siis neid on umbes 8000 lehekülge lehte ja tegemist on siis Tartu raekojas koostatud linnavolikogu protokollidega aastatest 1902 kuni 1940. Raekojas hakati neid volikogu protokolle üles kirjutama juba aastast 1876, aga alles eelmise sajandi alguses sai Tartu raekoja endale kirjutusmasina, mille järel neid protokolle hakati koostama kirjutusmasinaga masinkirjas. Ja see on oluline, et tegemist on masinkirjalise tekstiga, sest masinkirjaline tekst, nagu varem sai räägitud,
kirjutusmasin toodab samasuguseid karaktere, ehk siis need on väga lihtne tuvastada. Ja kõige parem tulemus kõikidest nendest meie allikatest ongi siin Tartu linnavolikogu protokollides, kus see tulemus on peaaegu täielik. Kuskil 99%, ütleme niimoodi. Et probleemid, mis seal tekivad, ei ole enam seotud selle tekstiga, vaid juba sellega, et kas paber on õhukene, et tekst kumab tagapoolelt ettepoole ja see natuke segab seda tuvastamist, aga iseenesest tegemist on väga hästi tuvastatud allikaliigiga. Ja protokollid on meil 3 keeles, ehk siis kuni Saksa okupatsioonini 1918 on nad vene keeles. Saksa okupatsiooni ajal neid tehti korraks saksa keeles ja siis pärast seda nad on meil siin olemas eesti keeles. Ehk siis otsinguid tehes peab võtma arvesse, mis keelega otsida, kui on just huvitatud varasemast perioodist. Ja Tartu linnavolikogu protokollide kallal on ka teinud tööd meil Tartu Ülikooli ajalootudengid, kes on siis ka märgendanud eestikeelseid protokolle, märgendanud seal isikuid, kohti ja näiteks poliitilist erakonda. Teine allikaliik 3 on meil siis Rootsi-aegsed subliigid Eestimaa kubernerile. Neid on meil seal umbes 43 000 kaadrit ja tegemist on siis Toompea lossi saadetud juriidiliste halduslike palvekirjadega, mis siis Eestimaa mõisnikud, kaupmehed, isegi talupojad on kubernerile saatnud ja periood, millest meil on neid subliike, on siis aastast 1630 kuni aastani 1707. Ja tegemist on nüüd täiesti käsikirjalise materjaliga, nagu siin sai varem selle privileegiga katsetatud, tekst on samasugune, kootikiri, väga üks klassikaliselt suurimaid väljakutseid tekitanud tekstiliik. Allikad on saksa keeles põhiliselt, aga ka on rootsi keeles, asjaajamiskeel oli mõlemas keeles, et leidub ka rootsikeelseid subliike ja tegemist on ainult osaliselt digiteeritud materjaliga. Ehk siis, nagu me teame, Rootsi aeg Eestimaal oli natuke kauem, kui siin välja toodud aastaarvud 1561, 1710. Kogu sellest ajast ei ole subliike säilinud, aga ikkagi on väga palju säilinud ja siin meie keskkonnas ongi ainult kättesaadavad need subliigid, mis on digiteeritud. Kõiki pole digiteeritud, ammugi mitte, aga need, mis on, need umbes 43 000 kaardit, need on meil siis otsitavad ja kättesaadavad sellest keskkonnast. Ja siis 3. kõige suurem allikaliik on meil siis õigeusu koguduste sünnimeetlikad. Neid on siis üle 160 000 kaadri ja seal meil on õigeusu kogudustes kirja pandud sünnimeetlikad, sündimised ja ristimised aastatest 1838, 1926. Ja jälle õigeusk Eestis on natuke vanem kui aasta 1838, aga aastast 1838 meetlikate pidamise viis muutus selliseks, mis ta oligi kuni lõpuni ja kuna eestlasi alles suuremal määral läks õigeusku 1840-ndatel, siis selle projekti raames on piirdutud ainult selle piirjoonega, kus meetlikate struktuur muutub, ehk siis aasta 1838. Jälle tegemist on käsikirjalise materjaliga ja ainult venekeelse materjaliga. Siin tasub tähele panna seda, et sünnimeetrikaid koostati ka
Saksa okupatsiooni ajal, veel 1918, korraks ka saksa keeles ja pärast iseseisvumist eestikeelsetes kogudustes ka eesti keeles, aga siin projekti raames on meil ainult kättesaadavad selles keskkonnas sünnimeetrikad, mis on vene keeles koostatud. Ja kollektsioon on Rahvusarhiivi kogude põhjal, ehk siis meie õigeusu meetrikate kogu peegeldab arhiivi seisukorda aastal 1939, ehk siis Tartu rahulepingu põhjal on meil suur kollektsioon Petserimaa õigeusu kirikute meetrikaid ja samuti 30-ndatel otsustati, et kõik Tallinna kiriku dokumendid, kiriku meetrikad, neid säilitatakse Tallinna linna arhiivis, mis ei ole ka nüüd siin selles projektis ei sisaldu. Ehk siis Tallinna kirikuid meil siit ei leidu, aga selle eest leidub hulgaliselt Petserimaa kirikute sünnimeetrikaid. Ja siin ongi pilt sellest, mis aadressile me peame minema, ehk siis ra.ee/transkribus ja pilt on illustreerimaks seda, just tegin enne siia tulekut, et kui lihtne selle transkribuse kasutamine ikkagi on, tasub proovida. Nii, ja nüüd olemegi siis lõpuks ometi siin Rahvusarhiivi transkribuse keskkonnas, teksti otsingu keskkonnas. Ja siin saamegi, meil on kolm põhimenüü nuppu siin üleval sirvi, kus me saame ülevaate kõikidest dokumentidest, mis meil siin transkriibuses on. Hierarhiat võttes me näeme ka mitu kaardit, meil igas kollektsioonis on, et õigeusumeetrikaid on 162 403 ja nii edasi. Ja saab siis ka siin sirvimise kaudu, hierarhia kaudu, et kui me tahame õigeusu koguduste sünnimeetrikas minna mingi täpse koguduse juurde, näiteks Ilmjärvele, et väga huvitavad Ilmjärve koguduse meetrikad, siis nüüd siin transkriibuse keskkonnas on kõik sünnimeetrikad on kokku koondatud kokku. Ehk siis kui saagas me lähme nende sünnimeetrikate juurde, siis nagu me teame, sünnimeetrikat on ainult üks osa meetrikaraamatust, kus on ka abielumeetrikad ja surmameetrikad, aga nüüd siin transkriibuses on meil võimalik sirvida kõiki sünnimeetrikaid, ilma et peame hüppama üle abielumeetrikatest või surmameetrikatest. Ehk siis sünnimeetrikate läbitöötamiseks on nüüd meil olemas ka, see on palju lihtsam siin transkriibuse keskkonnas. Ja märksõnad, see nüüd puudutabki just Tartu linnavolikogu protokolle, saab siin uurida. Ja siis põhikoht on siin loomulikult otsinguväli. Lisaks saab ka keelt muuta, aga lisaks on siin teavenupp, kus me siis lühidalt oleme kirjutanud lahti, millega on tegemist selle teksti tuvastusega. Lühidalt oleme tutvustanud ka allikaliike, mis meil siin on. Ja siin lõpus on ka väikselt kirjas, et kui tekib küsimusi, siis on ka olemas koht, kuhu saab neid küsimusi esitada. Ja siis vaatame seda otsingu platvormi siin. Et siin on loomulikult otsinguväli, siin on virtuaalne klaviatuur, mida saab kasutada ja siis saab ka määrata, et kas kasutada ladina või kas otsida ladina või kirillitsa tähtedes. Näitena näiteks, et kui ma valin ainult kirillitsa, siis ma saan siia otsingu väljale kirjutada midagi ladina tähtedega ja kui teen otsingu, siis ta muutub kirillitsaks. Ja siin tuleb mingeid otsingu tulemusi just Muhu suurem, mis on eesti keeles vene kirillitsas kirjutatud. Aga teeme mingeid prooviotsinguid ja näiteks alustame väiksemast allikaliigist.
ehk siis Tartu linnavolikogu protokollid. Linnavolikogu protokollid on huvitav liik sellest, huvitav allikaliik Tartu ajaloo uurimisele, nii kõike, mida linnavolikogus ikkagi arutatakse, ja tegemist ongi eriti Eesti Vabariigi aegsed protokollid on huvitavad, sest siin on näha selline vabariikliku demokraatliku linnavalitsemise. Kui näiteks otsin vana kodutänavat Pepperi, siis saan ka siin pealkirjast otsustada, mis ma valin, ainult 1927. aasta protokollid, ja vaatan, mis Pepperi tänava kohta näiteks linnavolikogu protokollides räägitud. Ja siin näiteks on üks arutelu aastast 1907 just tänavanimede osas, et kuidas on pakutud siis vanadele tänavatele uusi nimesid. Ja lihtsalt ei ole pakkumine, vaid ka iga otsuse juures on ka põhjalikud arutelud, et näiteks siin ka kohe võtab linnavolinik Traiberg sõna teema osas. Ja siis otsime midagi sellest teisest allikaliigist, subliikidest. Nüüd enam eesti keelega väga hakkama ei saa, sest tegemist on ju loomulikult rootsi ja saksakeelsete dokumentidega. Ja näiteks siin võin otsida näitena, et Tuudimõis on üks mõis, mis mind huvitab. Tuudimõis on saksa keeles Tuttomägi. Vaatab, kas otsinguid tulemusi tuleb, ei tule. Sest loomulikult Tuttomägi sellise keerulise nimega, temal on mitu erinevat viisi, kuidas seda võib kirjutada. Ja siin, kui me avame sellise väikse nupukese nagu otsingu võimalused, siis siin võime valida otsingu puhul kasutatavat veataluvust. Ehk siis automaatselt see otsing otsib ilma veataluvust. Ehk siis ta otsib täpseid vasteid sellele, mida me oleme otsinud. Aga pannes veataluvuse kõrgeks, siis ta otsib sarnaseid tulemusi sellele, mida ma olen kirjutanud siia otsingureale. Ja nüüd siin tulebki, et selle asemel, et otsida Tuttomägi, oleksin võib-olla tasub otsida hoopis Tuttemägi, nagu siin vastu tuleb. Tuttemägi ja Tuttemägi. Ja vaatame, et kui paneme Tuttemägi, siis kas tuleb veel rohkem tulemusi. 10 tulemust, et Tuttemägi lisaks tasub ka proovida otsida. Ongi valesti siin näiteks, ja see kõrge veataluvus just aitabki otsida ka neid sõnu, mis on valesti tuvastatud. Ehk siis siin on nüüd Tuttemägi muutunud Toutenegiks ja Tüttenegiks, aga tänu sellele hägusale otsingule, siis veataluvusele, siis on ka need siin kokku kas leitavad. Ja siin ongi näiteks Tuttemäe mõisnik Salomon Adam Puttemäki mõisnikuks pandud otsingu tuvastuse järgi. Ja see tekstisisene otsing, selle kasutamine, see on murranguline selles mõttes, et kui me varem näiteks oleme otsinud ajaloolist teavet arhiivi infosüsteemist, siis me oleme olnud alati sõltuvad arhivaari kirjeldusvõimetest, aga nüüd tänu sellele teksti sisesele otsingule kõik dokumentides olev tekst on meile kättesaadavad.
sõltumata sellest, kas arhivaar on midagi hästi kirjutanud lahti või ei ole hästi kirjutanud lahti. Ja kui näiteks kirjutan siia otsingule sellise sõna nagu poik, vaatab, kas tuleb. No nii, ja siin tulebki just supliikidest selline tulemus. No. Et leidubki eestikeelset sõimamist saksakeelset dokumendist. Ehk siis see tekstiline otsing, mis on õige sõna, mida kasutada, ei ole enam kedagi otsija ja dokumendi vahel, vaid nüüd on igal uurijal praktiliselt võimalus kohe sügavuti minna ajalukku, sõltumata kellestki teisest. Ja siin mängib rolli siis ajaloo uurija teadmised sellest allikast, et mida võib otsida ja päriselt mida võib otsida, ongi selline asi, mida ei saagi defineerida, vaid need võimalused on lõpmatud, nagu siin otsides eestikeelseid sõnu saksakeelsetest allikatest. Ja kui me leiamegi midagi, siis ongi olemas. Seda muidu ei tavaliselt ei leia. Et need võimalused on väga-väga suured, mis tekivad, kui me saame lihtsalt otsida otse dokumentist, nagu arvata võiks. Ja siis kolmanda allikaliigina on meil siis loomulikult need õigeusumeetrikad. Ja siin saab ka teha prooviotsinguid. Paneme näiteks sellise otsingusõna. Vaatame, kas tuleb tulemusi. Jah, näiteks Leesis, Põhja-Eestis, Leesi koguduses on keegi saanud lapse nimega Hariton Zelenski Kiievi kubermangust. Siin on nüüd väljakutse suguvõsa uurijatele, et kas me saame kuidagi Ukraina riigipea seotud Eesti ajalooga. Et jälle siin õigeusumeetrikate puhul saame siis otsida nii isikunimesid, saame otsida ka, nagu varem sai näidatud, kohanimesid, et Muhu sai juba näidatud, aga näiteks Tuudi, jälle Tuudi vald, kus on inimesi, kus kogudustest on leida inimesi, kes on pärit Tuudi vallast või Tuudi mõisast. Ja siin näiteks tulebki välja, et on Tuudist pärit inimene Pärnu Katariina koguduses, üles märgitud Laiksaare koguduses, Sadukülas, Haapsalus, Uue-Virtus, Väike-Lähtus. Ehk siis Lihula all olev väike vallakene on sealt ikkagi inimesi läinud ümber Lääne-Eestit. Ja lisaks siis perekonnanimele saab otsida geograafilist kohanime ja neid siis kombineerida, et kas Tartust leiab, kas tartlasi leiab ka teistest kogudustest väljaspool Tartu enda kogudusi. Ja siin loomulikult peab jälle tundma seda allikat, ehk siis osad köstrid on meetrikatesse kirjutanud kohanimesid, nagu ta on saksa keeles, osad on nii, nagu nad on vene keeles, eriti Ida-Eesti puhul ja Kagu-Eesti puhul, ja osad on kirjutanud nii, nagu nad on eesti keeles. Ehk siis Lihulat saab otsida nii otsingusõnaga Lihula, otsingu võimalus kõrge, alati tasub kasutada kõrget otsingu veataluvust, sest ikkagi tekstituvastuse tulemus ei ole 100% kunagi. Leiame Lihulat ka siis ilusasti just Ligulana, nagu vene keeles on õigem seda lahti kirjutada. Aga siis ka leiab Lihulaga seotuid sissekandeid, otsides ta saksakeelset nimetust, siis leiab. Siin ka siis leiab sedapidi.
Ja noh, loomulikult Lihulas täitsa suur õigeuskohus ka olemas, mida läbi sirvida. Lisaks on ka õigeusumeetrikatesse kirjutatud lisaks päritolule ja perekonnanimele ka isa seisus või amet. Et vaatame, kas arhivaare on õigeusklikke, kes on lapsi saanud, ja kohe tulebki Viljandis on mingisugune arhivaarius lapsi saanud ja politsei valitsusest ja ameti järgi saab ka otsida, et loomulikult suurem osa õigeusumeetrikates olevatest inimestest on kohalikud talupojad, aga leidub ka igasuguseid ametnikke, sõdureid, ohvitsere ja siis ka natuke uhkemat rahvast ka. Lihtsalt kõik on ühe otsingu kaugusel. Tasub proovida. Noh, näiteks, mis nüüd tuli meelde, graaf. Kas graaf toodab mingeid tulemusi? Paneme ainult õigeusu sünnimeetrikat, sest subliikides on palju graafe. Ja näiteks Alajõelt leidub mingisugune graaf. Ja neid igasuguseid otsinguid saab teha ja proovida, et keda kõiki on siin Eestimaal läbi käinud ja lapsi saanud. Ja viimase näitena võib tuua õigeusumeetrikates ka sellise huvitava otsingusõna nagu Devitsa. Tegemist on siis, tähendab neidu ja neide leidub ka hulgaliselt siin õigeusu sünnimeetrikatest. Ühelt poolt need on siis siin märgitud ristimiste loetelus, ehk siis osades sünnimeetrikates on olemas ka alguses sellised suured loetelud, kus on õigeusku vahetanud inimeste nimekirjad, ja kui ongi õigeusku vahetanud inimene veel abiellumata noor naine, siis siin on kasutatud sõna ikkagi devitsa. Aga neitusid leidub ka sellise grupi puhul nagu vallaslapsed, ehk siis kui sünnib laps, aga isa ei ole, siis on ema juurde ikkagi märgitud neiu. Ja noh, siin ongi mingi üks lehekülg, kus ongi kõik 4 sünni sissekannet ongi neiud, ei ole isa leidnud. Ja jälle, paneme selle tagasi. Ja jälle, kui paneme selle uue otsingu, siia sama otsingu, devitsa, siis siin me saame valida, et ainult õigeusu kogude sünnimeetrikat tuleks tulemustesse. Ja siin me näemegi, et leitud on 15 000 neidu erinevatest õigeusu kogudustest. Ja kui me võtame siia pealkirja tasemele, siis me näeme, et kust kogudustest on kõige rohkem tulemusi tulnud, siis siin me leiame, et Tartu Jüri kogudus üle jõelt on siin top 3 positsioonidel, kus on siis kõige rohkem vallaslapsi ja kaldkriips või õigeusku vahetanud neidusid. Aga muidu ka siin Kõrgessaare, Uue-Virtsu, Väike-Lähtru, Pühalepa, Lihula, kõik Läänemaalt, mis on iseenesest kõige väiksem piirkond, kus usku vahetati. Ja võtamegi siit selle suvalise mingisuguse lehekülje lahti. Et see ei ole veel kõik, siin on ka lehekülje tasandil veel asju, mida tasub teada. Ehk siis ka seda tasub teada, et need õigeusu koguduste sünnimeetrikad, neid me oleme segmenteerinud juba enne teksti tuvastamist. Näitan siin.
et selle asemel, kui nagu me oleme teinud nendes Tartu linnavolikogu protokollides ja subliikides, kus ongi lihtsalt üks lehekülg ja siis me oleme lasknud selle tuvastada, siis nüüd siin õigusmärkide puhul me oleme teinud segmenteeritud tuvastamist. Ehk siis selle asemel, et tuvastada kõike, mis seal lehekülgel on, seda võib teha. Tulemus on selline, et sellest aru ei saa, vaid ongi info lihtsamaks arusaamiseks ja töötlemiseks ongi vaja seda kuidagi segmenteerida. Ja siin me olemegi siis segmenteerinud kaks regiooni, kaks ala, lapse nimi ja vanemad, mis on siis selles transkriipsuse keskkonnas otsitav. Näiteks, nagu me teame, siis meetrikates on märgitud ka tunnistajad, kes seal juures on olnud. Neid siia me ei ole tuvastanud, ehk siis nende järgi ei saa ka otsida, ehk siis seda ka tasub teada. Ja siin nüüd selle keskkonna, selle lehekülje vaate juures on ka väiksed nupukesed veel, ehk siis siin saab vähendada ja suurendada pildi suurust. Pilti saab ka alla laadida erinevatel suurustel ja siis teksti saab ka alla laadida kas XML formaadis või lihtsalt tekstifaili. Märksõnu siin ei ole, ainult nende Tartu linnavolikogu protokollide puhul ja kõige tähtsam nupukene siin on link saagasse. Ehk siis kui genealoog kasutab transkriibuse keskkonda sündinud laste märgitsemiseks kuhugi suguvõsa keskkonda, siis loomulikult nagu õige tubli genealoog paneb sinna viite, siis viide ei tohi minna nüüd siia meie transkriibuse keskkonda, vaid viitamine nagu alati on vaja märkida siis sellesse saaga keskkond. Ehk siis transkriibuse keskkond ei ole mingisugune asendus saagale. Pigem vastupidi, võib-olla tulevatel aastatel saaga sööb selle transkriibuse ära ja kõik on selles saagas. Ehk siis saaga ei praegusel hetkel ole kuhugi kadumas, kõik muu võib kaduda, aga saaga ei kao. Ehk siis kui viitate, siis viidake saagasse. Ja siin on siis kohe ka link olemas, otse sellele leheküljele, mida ta siin näitab. Ja võib-olla ka üks huvitav asi, mida ka tasub teada, et eriti nende varasemate õigeusumeetrikate puhul tihti pole märgitud üles aastaarvu, mis aasta meetrikaga on tegemist. See võib olla väga tulikas, et ongi otsingu kaudu leidnud selle Dionisi Mikki üles, Tõnis Mikki, aga nüüd ei tea, et mis aastaarvuga tegemist. Et me teame, et see lehekülgede piirdaatumid on siin olemas, 1847, 1864 saagasse, kui lähme ülesse, siis see võib kas kitseneda või suureneda. Siin me juba näeme, et siin on aasta 1847 või 1848. Aga kui jälle me saame sirvida edasi leiduma, et leida aastaarv, aga ka kui me loeme alla siit selle XML-i, siis selle saab ka siit kiiresti kätte, et selline ilus spagetti tuleb siin vastu ja siin on näiteks aasta väärtus olemas, ehk siis tegemist on praegu 1848. aasta sissekandega, et 1848 märts, 14 on sündinud ja 28 vist on ristitud. Ja nii. Ja selline on siis praegu meie transkriipsuse keskkond. Kindlasti oleks hea meel saada tagasisidet. Siin on jälle see email transkriibus@ra.ee, et mis töötab, mis ei tööta. Ja iseenesest see keskkond loodetavasti ka areneb.
tegemist on siis selle Transcribuse seltskonna poolt tehtud arendusega. Üks võtmesõnu oli näiteks, et kunagi siia peaks ka tulema mingisugune ühisloome võimalus, mis oleks siis väga suurepärane, sest näiteks kui me otsime mingeid asju, mingeid nimesi näiteks õigeusumeetlikatest, siis see on ikkagi sõltuv sellest, kui hästi on üks köster need nimed ära kirjutanud ja 2 sellest, kas arvuti on seda suutnud tuvastada. Ja kui me paneme siia mis iganes otsingusõnasid, siis meil tulevad kenad tulemused, kõik näeb väga hästi välja, aga kui me läheme siia kõige tõenäoliselt mitte õigete tulemuste järgi otsingusõna kongas, siis siin tuleb igasugust kuninglikku majesteeti Rootsi subliikidest kätte näiteks. Aga kui me näiteks lihtsalt piirame otsingu jälle õigeusu sünnimeetlikatega, siis lähme viimasele leheküljele, siis ongi juba natuke kahtlasemad tulemused, kuigi ikka tuleb Kongo Taskoi mingisugune vald. Aga jälle, kui on väga halvasti tuvastatud, siis ta siin otsingus tõenäoliselt ei olegi näha, mis tähendab, et hetkel see tekstiline otsing ei ole täiuslik, nagu ei ole teksti tuvastamine täiuslik, mis tähendab, et põhjalikuks tööks on ikkagi vaja, kas seda tahtis või mitte, vähemalt praegu veel sirvida lehekülgi, mis on ka siin keskkonnas võimalik. Aga ma arvan, et sellega ma olen saanud kõige olulisema vist räägitud, et sellega ma siis ka lõpetan ja ei ole midagi uut enam ka PowerPointis. Ehk siis tänan selle uurijatunni eest ja loodame saada tagasiside. Aitäh!